Eelmisel aastal tehti Eestis mitusada muusikavideot. Suurem osa väga lihtsad, et lugu YouTube'is ilmestada. Aga mõned neist on ka ilma lauluta visuaalsed meistriteosed. Ligadi-logadi, see mäng veidi lonkab. Aasta tagasi alustas enda muusikavideograafi teekonda ka noor, toona 18-aastane Jüri. Ma pole mingi loser, nii et katusega ei leppinud. Mu sõber kirjutas mulle, et mul on üks tuttav artist Marps ja teeme talle midagi. Ütlesin, okei, davai proovime. Nii klišeerik kui Marps meie esimesel miitingul olid suht skeptilised, ma arvan. Rääkisid, mis muusika, no davai teeme, ma ei tea. Nii filmisidki nad põhimõtteliselt null eelarvega selle video. Tellisid Boltist veidi uhkem auto ja tegid tiiru linna peal. Lõpuks artistid olid üllatatud, et vau, mis kaamera movement, mis kvaliteet, vau. Hommikul sa küsid, kus su issi kadunud on. Nüüdseks on seda videot vaadatud üle 500 000 korra ja noorte artistide karjäärile andis see tubli tõuke. Jüri värske stiil hakkas teistelegi silma ja selle aastaga on ta teinud juba 9 muusikavideot. Öeldakse ju ikka, et see hommik õhtust targem, aga eile keset tööd, tütar lapsel tulid sarved. Su kommid on nii sapikad, varem sõitsid minuga, nüüd loksud minu pakikas. Sigur pidur gaas. Mitte füüsiliselt rohkem vaimselt, kes hoiaks sind, poputaks ja laulaks terve suu veel. Võta rokkima mõni minu minimi, peab seda reketit igale poole toppima kigidi. See usaldus on minu poole nüüd nii suur, et ma ei pea isegi mõnikord treatmenteid ega stsenaariumi kirjutama, lihtsalt artist usaldavad mind. Davai teeme. Ära tuusa, sihid vales suunas, kuulen sinust tihti peale, aga ma ei kuula. Ma ei saa isegi öelda, et mul on oma mingi lemmikvideo. Ma olen väga suur kriitik enda töö puhul. Kui vaadata nende peale lihtsalt tavaline vaataja, siis mulle kõige rohkem meeldiks Sum-Sumi video. Seal olid minu jaoks mingid uued asjad FPV drone. Operaatori peal on sellised VR-prillid ja ta lendab ja näeb drooni pilti oma prillides ja nii ta jüübki seda. See on Sum-Sumi video esimene lokatsioon. Alguses oli plaan filmida seal Männiku karjääris. Aga kui sõitsin siit mööda ja sain aru, et see sobib isegi paremini. Ma lihtsalt tulen siia ja vaatan, mis koht oleks ilus kaamera peal. Ja ma arvan, et see trepp on suht põnev. Villem seisis seal trepi peal seal üleval, filmisime teda alt. Tiivalini mängin pigem lotot. Nullist temast 100 ja ma järgin seda motot. Ma ei jaksa, ma ei viitsi. Kuulan laulu ja siis juba mõtlen, mis settingud, lokatsioonid, mis story võiks siia sobida. Üks asi, mis selle video eriliseks teeb ja mida Eesti muusikavideotes just iga päev ei näe, on helikopter. Ei, helikopteri stseen. Tegelikult see pidi 10 korda parem välja tulema. Kell 4 hommikul, kui päike tõusab, Villem istuks helikopteri sees ja räpiks ja seal oleks Tallinn tagaplaanil, Sunrise'il. Saime aru, et hommikul ei saa, siis see maksab liiga palju. Suurema helikopteri me ei saa. Saame ainult päeval, väike helikopter ja põllus. Ja tegime selle, mida teha. Aga ikka ma arvan, et helikopter üllatas inimesi. Ma loodan. Ka väike helikopter kõlab üsna kulukalt ning korraliku muusikavideo tegemine nõuab ilmselt palju raha. See on peaaegu kõige esimene asi, mida ma tahaks teada artisti käest, et kui palju ta oleks valmis investeeruma. Ja see ei ole sellepärast, et ma loen, kui palju raha mina saan, vaid see on sellepärast, et ma pean kuidagi aru saama, mis võimalused meil on. Et kui on null eelarve, siis ma saan aru, okei, meil pole võimalusi, tutvuste kaudu midagi leian. Aga kui meil on näiteks 10 000, siis ma saan aru, okei, nüüd saab seda teha ja seda.
Me peaaegu kõik oma muusikavideod, mis on suurema eelarvega, teemegi nii, et me leiame sponsoreid. Aga tegelikult sa ju kogud vana paberit ja see on kartong, tong. Kui on mingi suur artist, kes on väga populaarne, siis sponsorid on valmis. Nad lihtsalt viskavad tema peale raha ja ütlevad, okei, tee midagi. Aga kui on mingi väiksem artist, siis on me terve tiimiga. Mõnikord katsume leida kedagi, kes oleks nagu valmis raha anda. Kuna kulud on suured ja eelarve väike, siis muusikavideotega raha teenimisest võib enamasti vaid unistada. Ma ei ole veel sel tasemel, et lihtsalt nagu teenida raha. Ma võiksin paluda 2 tonni, võtta 1,5 tonni taskusse ja siis 500 euro peale midagi rentida ja filmida mingid nagu basic music videod. Aga ma pigem raisaks terve raha muusikavideo peale ja paneks seda enda portfooliosse, et hiljem tegeleda suuremate projektidega. Et see on siuke investment minu jaoks. Loomingulise muusikavideo tegemiseks ei ole vaja klassikalise filmikooli diplomit. Jüri on elav näide. Tema karjäär põhineb puhtalt entusiasmil. Ma olen alati nagu kaameraga olnud, koolis filmisin mingeid filme. Ma võitsin oma esimest filmikonkurssi, kui ma olin 8 aastat. Kui ma olin 16, siis ma sain oma esimest reklaamvideot filmitud, mille eest ma sain raha. Ja ma olin nagu, vau, ma saan sellega raha ka teenida. Nagu, no davai, teeme. Seejärel kirjutas noor filmihuviline erinevatesse produktsioonifirmadesse. Ma olen nagu noor filmikunstnik, võtke mind tööle, ma tahan režissööriks saada. Suurid agentuurid muidugi nagu kirjutasid mulle väga lahe teed, aga me ei vaja inimesi. Ainus, kes talle kohta pakkus, oli A-Cube agentuur. Seal ongi ta viimased 3 aastat töötanud. Siin üleval meil olid arvutid ja siuke monteerimisnurk. Lihtsalt ma peaaegu nagu elasin siin. Enamik videotest olid siin monteeritud ja siin ma neid tegingi. Ma ei ole ainult režissöör, ma olen nagu monteerija, colorist, location scouter. Meie nagu olukorras see on osa minu tööst muidugi. Suurtes productionites sellega tegeleb location scout ja režissöör lihtsalt istub ja valib. Ei, see lokatsioon ei sobi, see on okei, sobib ja nagu nii see käibki. Nii käibki ta pidevalt silmad lahti ringi, et leida uusi võttepaiku. Ahaa. No see on suht põnev koht, jah. Siin võiks midagi teha, nagu ma filmiks siit kuidagi. Inimene võiks sealt nagu sees kuskil seista seal ruumis. Võib-olla keegi võiks seal seista üleval. Ja siin selle läbi aknad teda filmida. Mingi aktiivsem artist seisaks siin. Või siis artist võiks siin seista ja sealt pimedusest teda filmida. Isegi võib-olla veel, et oleks mingi pimedus äärdel ja mina oleksin nagu valguses keskel. Muusikat on suht raske. No nii, me oleme praegu Koplis. See on siin samas Põhjala tehas ja Angaar instituut. Ja see on siuke väga populaarne lokatsioon tänapäeval, kus inimesed nagu filmivad asju. Ja meie oleme teinud siin seal samas Rekiti osa SOS videost. Kui kuuled seda lugu ja see elu sul ei sobi, anna kiirelt teada, äkki saab ka minust maamee. Meil oli idee algusest teha midagi laseritega. Ja siis me rentisime lasereid, aga me lihtsalt ei saanud neid lasereid tööle panna nii nagu me tahtsime. Meie operaator Jevgeni, kes tuli Moskvast filmimata, oli nagu okei, paneme valgust siit üles ja keegi seisab tema taga ja nagu valgusega kuidagi nagu liigub seda ja siis on okei. Tegime ja see töötas minu meelest. Peaaegu kõik artistid oskavad hästi tantsida, see on osa nende tööst. Ma lihtsalt juhin neid kas aktiivsem või pigem tagasihoidlikum. Reket on selles mõttes väga juba kogemusega artist, et ma ei peanud talle isegi midagi selgitama, kuidas nagu kaameras olla. Tema ainuke palumus oli see, et ta näeks hästi välja videos. No põhimuusikavideo nagu ülesanne on nagu promoda artisti ja näidata teda, et inimestel oleks huvitav teda edaspidi jälgida. Samamoodi nagu reklaamvideos. Me näitame produkti või mingit asja, mis peab huvit tekitama. Ma ei ütleks, et nagu SoundCloud räpperid on just minu teema. Ausalt öeldes ma tahaks kõikidega teha.
kas Anne Veski või Viis Miinust mul vahet pole. Ma leian iga artistiga oma nagu keelt ja viisi, kuidas neid nagu näidata ja kuidas muusikavideot teha.